kui glamuurne. Tere hommikust ja tere tulemast tagasi järjekordsesse vlogi. Kas mul on tunne või augustikuu on minu eest täiesti ära jooksnud? Täna on augusti viimane laupäev ja see kuu ma ei ole veel vloginud. Nii et viimane aeg on augusti vlog ära filmida ja ma mõtlesin, et ma kuidagi üle pika aja ei ole tegelikult ühtegi täiesti tavalist igapäeva vlogi teile filminud. Nii et see on see, mida ma täna teen. Veidral kombel on minu laupäev täna osutunud semi-tööpäevaks. Ma pean minema Bachata stuudiosse contenti filmima. Mul on samuti ka eratund ja mul on veel Leoga harjutamine muide pommudis. Ma ei ole ju nii kaua vloginud, issand. Leo on Eesti kolinud, ma ei tea küll kui kauaks, sest et talv ei ole veel käes, aga need ilmad hakkavad suht juba rappa kiskuma, nii et ma ei tea, kas ta saab hakkama sellega. Aga ühesõnaga praegu ta on Eestis algse plaani kohaselt aastaks. Et jah, nüüd olen ka mina rohkem Eestis, et ma pean ainult nädalavahetusiti nüüd ära käima, kui meil on bookingud. Nii et see on selle aasta üks suurimaid muutusi, mis on väga äge minu arust, ma olen nii elevil. Aga ühesõnaga ma võtan teid täna kaasa ja vaatame, mis see päev meile siis ka tegelikult toob. Hommikune toos Luuna linnu vaatamist. Luuna, aja ära! Kes seal on? Tuvi on sinu kodus ja sinu rõdu peal. Aja ära, Tuvi, Luuna. Mida teeb seal? Ma olen praegu oma sügis wardrobe'i uuendamas, sest et kui sa tead mind ja sa võib-olla sa ei mäleta, aga nüüd tuletan meelde, ma ei ole väga sügise girly. Ma ei ole kunagi osanud väga nagu stiilselt sügisel riietuda, sest eelkõige minul on survival mode. Ma tahan, et mul oleks lihtsalt soe ja ma olen jumala hädas tavaliselt sügisel oma riietuse ja üldse outfitide kokku panemisega. Nii et see aasta ma hakkasin augustis tegema enda sügise riiete listi. Ehk siis asjad, mis mul on olemas ja asjad, mida mul oleks kappi vaja, et see sügis üle elada. Ja ma olen vaikselt nüüd siin enda kappi tegendanud. Sain H&M-is siuksed toredad beežid püksid. Mõtlesin, et need on sellist tooni, sellise lõikega püksid, et ma saaksin neid kanda kui dressy pants ja ka igapäeva pants. Ehk siis jah, üldse ma pean teile, mul on mõned tegendused veel kapis. Nii et ma mõtlen, et äkki on targem teha nii, et me teeme need toimetused täna ära, mis ma tegema pean. Ja siis räägime juba rohkem minu sügis kapiplaanidest. See tundub nagu hea mõte. See seenevihm on üks põhjus, miks reaalselt mulle sügis ei istu. Sest et mis ma jalga panen, et see ei läheks või et need ei läheks koledaks, sest et kõik on ju sopane. Mis ma oma juustega teen, sest täna ma sirgendasin nad ära, aga te teate, mul on lokkis juuksed, nii et kohe sellise ilmaga tõmbavad nad lihtsalt kahuseks laineks ära. Ja nagu need on need põhjused, miks ma ei ole see sügis kõrli. Muide, ma ei olegi teile veel öelnud, aga suve jooksul sain ma endale uue kaamera ja täna ma tegelikult ametlikult vlogin esimest korda selle kaameraga. Ma võtsin suvel ühe korra selle kaamera Vembu-Tembu maale kaasa, aga kuna mul ei olnud talle filtrit ja mis see filter siis tähendab? Filter tähendab seda, et kohe kui oli päike, siis
kõik oli nii valge, et ei näinud mitte midagi, nii et ma ootasin, et see filter jõuaks selle objektiivi jaoks. Nüüd see on mul olemas ja täna on siis officially see esimene test ka, kus ma testin seda uut kaamerat, et kuidas see vlogimiseks sobib. Mul on oma vana kaamera tegelikult alles, et algselt ma mõtlesin, et ma müün selle maha mingi väga odava hinna eest, aga nüüd ma mõtlen, et kui see kaamera ikkagi ei sobi mulle vlogimiseks ja see jääb ainult sisuloomeks, ehk siis tantsuvideod, stuudios, TikTokide filmimine, festivalidel võtan kaasa, et nagu kui see on see kaamera, siis see on lihtsalt see, et ma tahaks lihtsalt läbi proovida, et mille jaoks ta tegelikult sobib, sest et ma muidugi ostsin selle kaamera selleks, et ma saaksin sellega kõike teha ja see objektiiv, mis ma siia valisin, oli ka täpselt sama ideega valitud, et ma saaks nii vlogida kui tantsuvideosid filmida. Näiteks ma olen igatsenud seda funktsiooni, et ma saan sisse zoomida. Sest et minu eelmisel kaameral oli prime lens, see tähendab seda, et sa ei saa sisse zoomida, vaid see ongi nii kaugel kui ta on, nii kaugel ta on. Aga sellel saab zoomida ja ma ei tea, miks see on nagu, see on nii väike asi ja ilmselt mõni praegu on nagu what the fuck, sa oled elevil mingi zoomi pärast. Aga see annab kuidagi nii palju võimalusi rohkem, et igapäevaselt vlogida, nii et jah, on väga elevil selle kaamera pärast. Aga ühesõnaga, me oleme Bachata stuudiosse praegu teel. Lähme teeme selle päeva ära ja siis ma tegelikult mõtlesin, et võiks käia läbi Kristiines, sest et Kristiinesse on jõudnud just uus sügiskollektsioon enamus poodidesse ja kuna mul on tegelikult vaja, nagu ma ütlesin, sügisoutfitide list on olemas ja mul on tegelikult päris palju asju seal puudu, siis ma mõtlesin, et äkki läheks vaataks. Me jõuame sinna siis, kui kõik need tööasjad on tehtud. Ma lihtsalt vahepeal mõtlen, et kas teised ka suudavad oma elu nii kaootiliselt elada. Ühesõnaga, jõudsin stuudiosse, mõtlesin, et okei, teen kõik ettevalmistused ära, et kui kõik jõuavad, kes täna peavad siis jõudma selleks, et neid TikTokke teha, siis ma panen kõik valmis, särke, saame kohe alustada. Mu kogu checklist, kõik nii-öelda need audiod, värgid, särgid, need on mu telefonis. Kus mu telefon on? Mul tunne, et see ei koju. Kui see saab niimoodi, nagu what the fuck? Ja nüüd ma mõtlen, et kas ma sõidan koju tagasi ja potentsiaalselt jään hiljaks filmimisele, mis ei ole okei, sest ma pean terve päeva siin olema ilma telefonita. Mis ei ole nagu kõige hullem asi ilmselgelt selles mõttes, et ilma telefonita saab väga hästi hakkama, aga lihtsalt kogu mu töökava, kõik, mis me täna peaks tegema, mu list on seal telefonis. Ma ei tea, miks mul on täiega, nagu siuksed asjad löövad lihtsalt mind nii rivist välja. Ja nagu ma tean, et see on nii väike asi ja lihtsalt mõtle ümber ja nagu mul juba käivad mingid süsteemid peas, ma ei mäleta, mis seal listis on ja et ma ei tea, kas sõidin Pipi telefoniga, Pipi on mu sõbranna, kes tuleb ka siia. Aga lihtsalt see nagu, ma lihtsalt tunnen oma sees räiget ärevust praegu ja siukest tunnet, et tahaks nutta lihtsalt, et miks ma olen selline. Ja nagu see lihtsalt lööb nii rivist välja ja ma ei tea, mida teha ja nüüd ma lihtsalt nagu kassin põhimõtteliselt. Ja ma enda arust võtsin telefoni kaasa, nagu ma ei saa aru, see oli mul käes. Okei. Ühesõnaga ma arvan, et ma teen niimoodi, et ma panen lihtsalt asjad kirja, mis mul on meeles, et seal listis olid. Kui Pipi jõuab, ma helistan Tainile, sest Tain on kodus ja ta saab vaadata üle sealt listist asjad. Ja kui mul midagi puudust, ta saab mulle vähemalt öelda ja lihtsalt siis ma olengi lihtsalt päevatusel ilma telefonita, see ongi fine, väike detox, it's fine. I'm fine. See saab, kõik saab korda. Jah, ma saan ilma selleta ka hakkama täna. Ka Pipi jõudis ka, me saame hakata tööd tegema. Oi, vau, järgmine! Kõik jõuavad ja mu paanika vaikselt läheb paremaks. Kõik on hästi. Kõik on hästi. Save the day. Yes, Pipi save the day. Hi, good to see you. Ja räpp tehtud. Me oleme surnud.
surnud. Täiesti. Raske päev on olnud ja läheb edasi. Minul tegelikult sai läbi, sinul on päris hull. Minul on hull, jah. Ühesõnaga, mina jõudsin siia kell 12, Angela oli siin juba palju varem. Ja ma ütlesin talle, et mul on ajupeer. Ma reaalselt nagu, ma pole süüa saanud, eks ju, terve päeva hommikul sõin midagi. Ja nüüd tahaks lihtsalt nagu kuhugi alla nagu ära mattuda ja toiduga, et keegi mataks mind toiduga kuhugi ja siis ma mantsin. Mulle kohe tuleb 7 minuti pärast nuudlist. Sina Starvimu kõrval. Ei, no mina tegelikult nii plaan edasi. Töö on tehtud, juhu. No tegelikult see oli juba varem, aga treenid läks otse. Aga ühesõnaga, ma mõtlesin, et käiks Kristiinast läbi. Läheks, vaataks kampsuneid ja siis juba saab koju sööma mida. Juhu! Miks mul on alati tunne, et Kristiinas väga ei ole valikut, nagu mul tunne, et kõik parimad palad on siit alati ära ostetud. Kuna meil on sügis käes, pime aeg, päike on kadunud, vihma sajab kogu aeg, siis ma mõtlesin, et tahaks teie päeva sellist väikest rõõmu tuua. Ja ma mõtlesin, mul on kappi kogunenud PR-pakkidest päris palju asju, mida tegelikult ma ise ilmselt, mis ei leia minu kodus kasutust ja ma arvan, et kellelgi oleks palju suurem rõõm need asjad üle. Panin teile väikese goodie-bagi kokku ja selleks, et giveaway's osaleda, et sul oleks võimalus need asjad võita, siis jätta lihtsalt siia video alla kommentaar ja kindlasti märgi kommentaari ära ka enda Instagrami see @ et ma leiaks su üles, kui sa osutud võitjaks. Ja kommentaarides on sul vabad käed. Tahad tagasisidet jätta? Tahad mul äkki jätta soovitusi, mis videosid võiks teile veel filmida, sest et mul on praegu mõttes mõned toredad videod ja lootus või soov ise endale, et äkki ma suudan teha rohkem kui ühe video kuus. Või siis äkki jagad mulle inspiratsiooni, mida sina oma sügiskappi lisad. Võib-olla sul on ka sama teekond praegu käsil, mis mul, et sügiseks leida mõned nunnud riideesemed, jalatsid, aksessuaarid, mis iganes ja tahad mõne soovituse jätta, võid selle panna. Ühesõnaga, be creative. Ma loosin võiti välja, ma arvan, 2 nädalat peale selle video üles minemist. Ma arvan, et see on selline piisav aeg, et kõik jõuaks osaleda, kes tahavad osaleda. Ja muidugi selleks, et ka võita, pead sa olema subscribe'itud siia kanalile. Nii et tee seda ka, kui sa veel seda ei ole teinud, aga ma arvan, et enamus te olete juba seda teinud. Mis teed? Proovis neile mingit TikToki retsepti, mingit tomatisuppi ja see on ehtne sügis. Tuleb välja, et Tainil on ka sügisriided vaja, nii ma veensin ta minuga kaasa tulema ja ma mõtlesin, et äkki meil on Rockas natukene suurem õnn leida midagi. Lizard, 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 lizard. Kõik räägivad, et H&M-is on praegu ülihea kotivalik ja see on TikTokis mega populaarne praegu. Nii et veits endalgi mõte, kas peaks selle võtma. Tain teeb juba minu oste maha. Äkki keegi teist otsib ka sügiseks natukene inspiratsiooni, et mis ühes sügiskapis võiks olla. Nagu ma teile mainisin kuskil siin blogi keskel, et mul on tegelikult sügise jaoks nimekiri asjadest, mis mul on päriselt vaja. Et siin ei ole lihtsalt mingid sellised tilu-lilu asjad, et võiks olla, vaid need on nagu päriselt essentials, mida ma tunnen, et kui mul on kapis olemas, siis ma arvan, et ma saan ka selle sügise ja potentsiaalselt ka tegelikult talve alguse üle elatud. Mul on tehtud siia reminder äppi nimekiri ja siin ongi siis põhimõtteliselt tumepruun käekott, beige-kampsun, hellkampsun, pruunitooferid, tumepruun kampsun, tumesinised püksid, must minisellik, lühike trenchcoat. Nii et ühesõnaga, täna sain mingid asjad, nüüd ma saan siit listist väikesed tiki teha. Mis ma siis eks ju võtsin, mille me saame kohe maha võtta, on see H&M-i nahast kott. Ilmselgelt ma tean, et ma võiks investeerida nagu viimasel ajal minu arust enamus inimesed teevad nendesse Coachi kottidesse.
aga seni, kuni sest et need on kallimad kotid, ma ei taha lihtsalt mingit suvakat kotti võtta lihtsalt sellepärast, et mul on vajadus koti järgi, et kui ma ikkagi sellise ostu teen, ma tahan selle läbi mõelda. Nii et see ajab asja ära küll ja vaatame siis kaua ta vastu pääs, ma ei ole kunagi H&M-ist endale kotti ostnud nagu never. Siis järgmiseks, mis ma endale eile New Yorkerist ostsin, oli selline suurem hall kampsun, ütlen ausalt. Nagu New Yorkeris oli minu arust 2 kampsunit, mis ma tunnen, et nad ilmselt peavad vastu. Aga mõlema nende kampsuni puhul oli midagi, mis mulle ei meeldinud. Nagu kas varukatel hakkas see kuidagi rulluma, ühesõnaga midagi oli valesti. Ja see oli ainukene kampsun, mis ma mõtlesin, et äkki ta peab natukene pikemalt vastu. Et toppe külge äkki ei tule. Ma veits kardan, et äkki siia võib tulla, aga eks me näe. Aga eelkõige ma tahtsingi siis sellist täiesti tavalist neutraalset halli kampsunit, mida saaks hästi paljude asjadega kanda. Ja mulle meeldib, et tal on see ümar neckline ja pigem nagu see paksema poolsem. Nii et jah, üli casual tavaline hall kampsun. Ilmselt enamus neid asju te näete mul seljas ka Amsterdamis, sest me homme lendamegi Amsterdami ja ilmselgelt paljud need asjad tulevad minuga sinna ka kaasa, sest et veidi ma mõtlesin, et see on niisugune perfect koht, kus veits oma nii-öelda sügis vibe'i ellu äratada. Vot, nii et jah, ilmselt te näete siis seal seljas ka neid või kuidas ma neid kannaksin päriselt. Teine asi, mis ma ostsin New Yorkerist, on siis selline pruun kootud vest. Hästi basic, mulle meeldib, et tal on need kuldsed detailid nööpidena ja et ta ei ole liiga paks ja ta ei ole ka liiga õhuke, ta on täpselt siuke paras, et ma võin seda kanda just on its own või siis, et ma panen siia mingi valge T-särgi näiteks alla, võiks ka väga cute olla. Ja ma kujutangi ette, et nad sobiks nende H&M-i pükstega ehk siis selle tooniga nagu it's a vibe. Mis ma veel täna võtsin, ilmselgelt pruunid või tumepruunid sukapüksid, sest et mulle isiklikult meeldivad tumepruunid sukapüksid rohkem kui mustad. Millegi pärast mulle tundub, et nad näevad veidi pehmemad jalas välja. Ja ma muidu ostan Intimissist nende tumepruune 20 tenniseid sukkasid. Aga ma vaatasin, et H&M-is oli ka 20 tennised, tumepruun, mõtlesin, et proovin ära ja need on odavamad kui Intimissi omad, nii et ilmselt kui saaks natuke raha kokku hoida, siis see oleks päris hea. Ehk siis yes, need maksid 7,99. Siis nagu te poes ka nägite, siis ma pidin võtma need kõrvarõngad täiesti klassikalised. Ma arvan, et enamus It Girl Babydel need on ja kuna see oli ka 100% siis teras, siis mul on lootust, et nad peavad veidi vastu. Ja ilmselgelt noogutan natuke. Sulle kas meeldivad sellised jalatsid või sulle ei meeldi, aga need, mis siis Tainn maha tegi, ma ikkagi võtsin endale sellised tavalised pruunid loaferid. Need olid praegu 7,99 ja ma tean, et need on tegelikult suve kollektsioonist, aga ühesõnaga nad näevad välja minu jaoks rohkem sügis kui suve või kevad jalatsid ja need maksid enne 24,99. Et nad tundusid päris mugavad jalas, eks me siis näe, kui ma tegelikult nendega pikema maha käin ja 7,99 eest might as well. Ja viimasena ma ostsin endale ka siis selle täiesti tavalise musta miniseeliku. Siin on väike lõhik ka põhjas. Ja miks ma selle ostsin? Mul tegelikult on selline seelik, mis eraldab seda seelikut, mis mul on sellest uuest. On, et seal on püksid all. Nagu siin on lühikesed püksid. Can't see it, aga siin all on need püksid. See on üks asi, mis praeguse fashioni juures on nii õige. Ma ootasin nii kaua, et me saaksime seeliku, mis näeb välja ka seelik. Teate küll, muidu on olnud meil alati, et eest on seelik, tagant on lühikesed püksid, see skort või mis iganes. I hate it, I don't like it. Ma proovisin ükskord siukseid asju kanda ja ei, not for me. Et ma tahan, kui ma ikkagi tahan kanda seelikut, siis ma tahan, et see oleks nagu seeliks. Ja enamus seelikutel praegu on lühikesed püksid alla pandud ja mul on tunne, et see on õige samm tuleviku poole. Ühed asjad on veel sügiseks, mida ma olen tegelikult juba ammu kandnud. Näitan teile siis ka. Need Handball Special Adidase tossud, ketsid. Ja ütlen ausalt, mina ei teadnud, et need on selle sügise It
jalatsid. ma lihtsalt teadsin, et mul ei ole pruune jalatsid, mul on valged, mul on mustad, mul ongi punased, aga ma tundsin puudust pruunidest ketsidest. Ja kuna ma hakkasin seda sügis wardrobe'i endale kokku panema, siis tundus nagu õige aeg endale lõpuks siis normaalsed pruunid jalatsid osta ja kuna mul on Adidase ühed sambad, siis ma olin šokeeritud, kui mugavad need on. Need on tõesti nagu siuke tunne, nagu mul pole midagi jalas, aga samas at the same time nii pehme kuidagi kõndida. Ühesõnaga, ehk siis ma mõtlesin, et okei, et Adi on siis uus teema. Ma teadsin küll, et Adid üldse on praegu teema, aga ma ei teadnud, et literally need selles toonis handball special tossud, et see on nagu mingi it-jalad selleks sügiseks. Ma sain need Palsist ja ma ostsin need sooduka ajal või tellise sooduka ajal. Praegu nad on jälle normhind, nad on vist mingi 129 €, kui ma ei eksi, võin eksida. Aga minu arust, if you don't have them, you are thinking of getting them, siis võta need endale, need on täiega väärt seda. Ühesõnaga, ma loodan, et sul oli huvitav vaadata sellist täiesti tavalist minu igapäeva elu. Kohati mul on tunne, et see on igav, aga võib-olla kellegi jaoks oli siin vlogis midagi huvitavat. Me näeme juba varsti uuesti minu Amsterdami vlogis. Nii et senikaua olge mõnusad. Reaalselt Omega mu vend ütleb olge mõnusad ja ma ei tea, miks see oli nii äge. Olge mõnusad ja näeme järgmises vlogis.